edasi, 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 seisma ei jää, tagasi ei võta. Ole nagu see rong, vahet ei ole, mis juhtub, sina paned edasi. Tuleb viga, edasi. Tuleb mingi takistus, edasi. Pudistad läbi, järgmist kohta tead, kohe kui sa nii-öelda rööpa peale tagasi saad. Edasi, 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 edasi. Tihti tundides, ütleme, et 1/5 on neid inimesi, kes ütlevad vabandust iga vea kohta. Oi, sorry, ja see läks nüüd halvasti ja ja nagu ma arvaksin, et nad tegid seda viga nimelt. Ju tean, et ei teinud. Aga meil on kuidagi see sisse harjunud, et kui meil midagi sassi läheb, siis me peame vabandama. Et äkki teinised muidu arvavad, et ma tegin nimelt halvasti. Et kui ma ei vabanda sellepärast, et mul sassi läks, et siis ma olen nagu ülbe või midagi. Ei ole. Tihti publik ei saa isegi aru, et sul midagi sassi läks, kui sa seda välja ei näita. Mis on kõige olulisem lava peal, on see, et sa jõuad lõppu publiku jaoks ka tegelikult. Püüad teha võimalikult ilusa tulemuse ja teed nii, nagu tuleb. Hakkad mängima ja mängid lõpuni. Kui sul läheb segi, tagasi võtta ei tohi, seisma jääda ei tohi, jäta vahele või pudista midagi nii-öelda, aga edasi. Väga tihti suudab niimoodi mõtlev esineja jätta mulje, nagu tal ei läinudki segi. Ja kes lugu ei tea, ei saa aru, et sa tegelikult mängisid mingit suvanoote. Tuleb vale pass kuskil kohas. Sa ei tohi jääda seisma, ei tohi võtta tagasi. See vale pass läheb inimestel meelest ära. Mida inimesed teevad? Patsutavad jalga, mõni nii-öelda käib peaga kaasas, mõni teeb sõrmega põlve peale, mõni teeb peas seda sama asja. Löövad meetrumi kaasa sinuga. Ja kui sa seda rikud, siis nad hakkavad mõtlema, tal vist läks midagi sassi. Muidugi, kui sa teed aeglustuse, siis sa pead ka samamoodi tegema nii aeglustust, et inimesed saavad aru, et siin on sihilik aeglustus. Ja kui on tempomuutus, et sa muudaksidki niimoodi seda tempot kui peaploos. Et inimesed saavad aru, et nüüd oli sihilik tempomuutus. Muul ajal on see, et ei tohi rikkuda seda jalatampsumist, mida publik teeb. Kui seda rikud, siis publik saab aru, et sul läks midagi sassi. Ehk kas või pudista läbi, suva mängi mingisugust umbes õigeid akorde ja edasi. Siin on jällegi oluline see, et sa oskaksid oma lugu hästi peast. Harjutan peast selgeks. Õpin pähe ja siis peast selgeks. Oluline miks jälle, sellepärast, et kui sul läheb midagi segi, siis sa saad jätta vahele ja minna edasi, sest järgmine asi on ka sul peas. Sul on kõik pusletükid nii-öelda peas sellest loost. Aga kui sa oled harjutanud niimoodi, et sa oled järjest lihtsalt noodist mänginud algust lõpuni, kuni kõik jäi pähe, keskel sassi läheb, sa ei suuda võtta edasi. No, erandid on alati, aga tihtipeale juhtub see, et jääd stoppama ja siis on kuskilt pead tagasi võtma, et saaks uuesti sellest kohast üle. Ja siis on need olukorrad, kus esineja ongi, proovib uuesti, läksi ja proovib uuesti ja läheb see ja proovib uuesti. Ja mida rohkem korda uuesti proovib, seda nõmedam kõigil saalis olla on. Aga kui ta läheks seda edasi suva, paneb need paar nooti valesti, mida kaugemale see viga jääb, seda vähem see inimestel meeles on. Mida vähem sa sellele ise tähelepanu pöörad, seda kaugemale inimeste melusse läheb. Ja mõnikord nad ei mäletagi, et sa mingit viga tegid. Kuskil keskel juhtus midagi, sa mängid hästi edasi, puhtalt, ilusalt ja haarad kaasa inimese. Ta ei pruugi seda isegi mäletada pärast, et sul kuskil midagi läks. Kui mul viga juhtub edasi, siin võibki kujutada ette, et sa oled nagu rong, see suur kaubarong, kus on mingisugune 90 vagunit, 50 vagunit. See on see, kus sa lähed sinna autoga, istud raudtee ülekäigu kohas, istud autoga, eks ole, ja läheb kinni ja siis ootad, hakkad neid vaguneid lugema kuskil mingi 67 juures läheb segi ja siis ikka ootad. Ja kaua need rongid peatuvad, kui nad hakkavad pidurdama. Mitukümmend kilomeetrit. Ja vahet ei ole, kui sa kõik need vagunid nii-öelda plokki paneksid pidurid. Ikkagi ta libiseb edasi, sest see mass on nii tohutu suur. Vahet ei ole, mida sa teed, ta ikkagi läheb. Siin ongi jällegi kõrvale põige on see, et rongi ette ei tohi astuda, ei tohi autoga sõita ka loota, et sa kähkus jõuad üle, sest ega rong pidama ei saa. Kui sa rongi ette jääd, siis rong pidama ei saa. Nii kahjuks on. Reisirong võib-olla saab hoogu maha võtta, aga kaubarong kunagi seisma ei saa jääda siis, kui ta näeb sind 20 meetri kaugusel, näiteks jäid raudtee ette kinni. See on väga ohtlik. Teema juurde tagasi tulles ongi see, et ole nagu see rong. Vahet ei ole, mis juhtub. Sina paned edasi. Tuleb viga, edasi. Tuleb mingi takistus, edasi.
pudistad läbi, järgmist kohta tead, kohe kui sa nii-öelda rööpa peale tagasi saad. Edasi. Või siis kujuta ette, nagu sa oled bändis või suures ansamblis, kus keegi sind järele ei oota. Sa pead jõudma tagasi, kui läheb paar nooti valesti, suva, edasi. Sest mida kauem sa seisma jääd, seda pikemaks see viga muutub. Aga ülejäänud bänd tahab ikkagi edasi mängida. Ja tagasi võtta ei saa, ega bänd tagasi ei võta. Või ansambel ka samamoodi. Ehk siis, sa tead mingit kohta ees, pane sealt edasi. Püüa, ree peale tagasi. Kõige tähtsam, seisma ei jää, tagasi ei võta. Lähen lõpuni välja. Kui sa umbes tead, mis sul seal lõpus on, aga sa tead, et sul läks segi. Suva, pane mingid muid noote. Meil tihti on see, et mingisuguse lõpu, mingis loos, üks andante, seal lõpus on üks A-molli koht. Mingi praegu panin ka tegelikult mööda natukene, aga ongi see, et see on A-molli peal mingisugune suva arpeggio. Kui sa õigel ajal sellega lõppu jõuad, ega keegi, kes seda lugu päriselt ei tea, ei saa aru, et sa midagi muud mängisid. Ma olen ka öelnud, et kui sul kõik läheb meelest ära, pane sinna see A-moll sinna lõppu. Sa tead, kus su kodu on nii-öelda. Lõpeta õigesse kohta, suva. Et see on lihtsalt hästi oluline, et seisma ei jää, tagasi ei võta. Kui sa suudad midagigi teha, et sa saaks edasi, siis edasi. Head harjutamist ja head esinemist ka sulle. Ole tubli. Ciao.